lugupeetud ettevõtjad, Riigikogu liikmed, väliskülaline, tere tulemast kõikidele! Me alustame täna oma teist ettevõtlusfoorumit. Eelmine oli meil aasta tagasi. Meie ettevõtlusfoorumi idee oli see, et me saame ühte ruumi kokku ettevõtjad, otsustajad ja need, kellest sõltub meie ettevõtluskeskkond ja igapäevane käekäik. Veel ei ole me saavutanud seda, mida me tegelikult oleme tahtnud. Meil on ikkagi natuke liiga vähe ametnikke, aga me loodame, et see kõik paraneb. Ma paluksin teil kõikidel piiluda oma kottidesse. Meie sponsorid on kõik midagi sinna pannud. Tänan väga meie sponsoreid, kirjastust Tead, Citadele Panka, Aktsiaseltsi Napal ja Teeninduskooli, tänu kellele see üritus on kõik teoks saanud. Ja läheme siis edasi meie tänase ja tänavusaastase foorumiga. Mõned sõnad EVEA-st. Täna on meil siis üle 1000 liikme, kellest 89% mikroettevõtjaid, väikeettevõtjaid ja 3% keskmiseid. EVEA juhtimine on siis, me peame üks kord aastas üldkoosolekut, meil on volikogu, kus tänase seisuga on 12 liiget, meil on 2 inimest tegevjuhtkonnas, kes töötavad igapäevaselt. Raivo, palun tõuse püsti, et kõik saaksid vaadata ja seal on Kristi Hunt, kes meil tulesid kustutab, meie teine tegevjuhtkonna liige. Ja meil on väga aktiivne õiguskomisjon, kuhu meil kuuluvad juristid ja advokaadid, sellepärast et meil on väga palju töö tegelikult seadusandlusega. Siin on siis EVEA presidentuur ja tegevjuhtkond laua taga. Mida me siis viimasel aastal põhiliselt teinud oleme? Kasvatanud oma liikmeskonda 8% võrra, oleme käivitanud mikro- ja väikeettevõtete ekspordivõimaluste arendamise ja see töö praegu käib. Oleme väga aktiivselt osalenud seadusloomes, rääkinud majandusaasta aruannete esitamisest, Justiitsministeeriumi on meid kaasanud sinna ja tänase seisuga on siis see eelnõu, kus taheti hakata nii-öelda läbi riigilõivu trahvima, on siis praegu tagasi võetud. Vara veel öelda, kas seda võib võiduks nimetada, aga nii see on. Sõiduautode käibemaksuga maksustamine ja Euroopa Komisjonilt erisuse taotlemise vastustamine on see, millega oleme tõesti nagu kõige rohkem panustanud ja oma aega sinna kulutanud. Olnud mitmetel rahanduskomisjoni istungitel, ümarlaudadel ja nii edasi. Kahjuks ei tea me täna, kas see seadus kehtima hakkab, 1. detsembrini on veel aega, ma saan aru, et Euroopa Komisjonilt veel täna vastust ei ole, aga üks suur kaotus on muidugi see, et 1000 euroste arvete deklareerimine hakkas siis, või hakkab õigemini 1. novembrist, esimene deklaratsioon on vaja siis esitada detsembri 20. paiku. Nii et need on olnud põhilised asjad, mis siis on olnud EVEA tegevusfookuses. Muidugi on veel palju asju muid, millega me tegelenud oleme igapäevaselt. Ja kõikidele teile täna sisukat päeva, palun osalege diskussioonides ja me alustame oma esimese paneeliga ja ma kutsuksin siia Rannar Vassiljevi, Aivar Riisalu ja Lasse Lehise. Ja ma paluksin Rannaril ka meie foorumi jaoks mõned avasõnad öelda kui rahanduskomisjoni esimehel. Kõigepealt suur aitäh selle kutse eest, et eelmisel aastal
olin ma natuke teises positsioonis ja seda kutset ei saanud. Aga nii palju, kui ma kuulsin just siin istudes, siis te eelmine aasta kogunesite Rakveres ühes vahvas suhteliselt Eesti mõttes uues veekeskuses, oli vist nii. Et Rakvere nimelt on minu sünnilinn, nii et mul on väga hea meel, et see teie eelmise aasta üritus just seal aset leidis. Ma austustes tahaksin EVEA-d laiemalt tänada selle diskussiooni eest ja selle enda panuse eest kevadisel ajal, mis siin salata, oli üsna tempokas meile, üsna mitmeid seadusmuudatusi võeti vastu, osades siin ka on juttu olnud, ja vaatamata sellele, et oleks tõenäoliselt vist kohatu öelda, et see lõpuni konsensuslikus vaimus tekkis, aga vaatamata sellele, et nii-öelda üld- või põhimõttelistes hoiakutes asusime me võib-olla natuke erinevatel pooltel, aga ma arvan, et see, et meil on selline mõistlik konstruktiivne debatt ja ma arvan, et nii mõnigi asi, vaatamata sellele, et tõenäoliselt siin ruumis paljudele põhimõtteliselt vastukarvu käiv asi muutus oma tehnilises mõttes kindlasti oluliselt paremaks selles diskussioonis. Nii et selle eest igal juhul suur tänu EVEA-le ja kõigile teie juhtidele selles mõttes, et ma usun, et peale Kersti oli veel päris palju neid, kes sellesse panustasid. Nii et aitäh kutsumast ja aitäh kevadise diskussiooni, mõnel juhul ka debati eest. Aitäh, Rannar. Ja nüüd me läheme siis esimese paneeli juurde ja me hakkame rääkima maksukeskkonnast. Ehk siis sellel aastal uuesti selle juurde tulles tabas meid siis 2 ebameeldivat üllatust, üks siis 1000 euroste arvete deklareerimine, mis tegelikult tähendab ettevõtjate jaoks ikkagi väga suurt turvariski. Kuigi meile väidetakse, et see kõik on väga turvaline, teame me väga hästi, mida tähendab elektroonilised andmebaasid ja inimfaktor ei ole kunagi lõpuni turvaline. Nüüd autode käibemaksu tagastamise piiramine 50%-le ja tegelikult ettevõtjate jaoks tähendab see ikkagi nagu usaldamatust. Et seadusandja oleks võinud jätta võimaluse, et ehk on siiski keegi, kes ikkagi kasutab sõiduautot näiteks ettevõtluses 70, 80 või 90%. Aga kahju. Seadusandja arvas, et nemad teavad, et 50% on see lagi, millega siis sõiduautoga ettevõtluses toimetatakse. 1. jaanuarist 2015 alaneb tulumaks 1% võrra. Sellest tekib riigieelarvesse 80 miljoniline auk, millest siis üritatakse jagu saada just nimelt nende 2 seaduse muudatusega. Tegelikult oleks vaja teha mitmeid palju tõsisemaid muudatusi. Üks neist puudutab meie tööjõumakse, eriti sotsiaalmaksu, oleks vaja kehtestada sotsiaalmaksu lagi. Ma toon lihtsalt näitena näiteks niisuguse asja, et meil on IT-sektoris täna puudu 1000 töökohti, mis tooksid siia võimekad spetsialistid teistest riikidest. Ehk me saaksime tuua, nii nagu meie tööjõud siit läheb ära, me saaksime samas tuua teistest riikidest sisse spetsialiste. Väga suur puudus täna on see, et sotsiaalmaks on väga kõrge. Nüüd me tahaksime tegelikult tänase diskussiooniga, mida me siin kuulame Rannarit, Aivarit ja Lasset, et mida saaks tegelikult teha teistmoodi, kui palju saavad ettevõtjad mõjutada ja ma arvan, et õige oleks pöörduda ka küsimusega Aivari poole, et tema kui ettevõtja ja kui Riigikogu liige, et mida tema tegelikult, kui ta üksinda saaks otsustada, kui ta ei peaks nii olema koalitsioonis ja vaatama neid hääli, mida tema teeks teistmoodi. Aga kõigepealt siis järjekorras, et anname kõigepealt sõna Rannarile ja palun.
Jaa, tule. Ma tulen siia ette, et siis mul on natukene mugavam võib-olla seda tempot valida vastavalt nii, kuidas ma siin tundub, et mõistlik on. Tegelikult, mis ma plaanisin teha, et ausalt öeldes see raamistik on päris lai nüüd, see maksutemaatika, ma ja arvestades, et meil on selline diskussioon siin tulemas, siis ma mõtlesin, et ma teen sellise üldpilti üritava nii-öelda või üritan anda niisugust üldpilti seoses maksudega ja panna Eestit natuke konteksti Euroopa Liidus. Et siis meil võib-olla tekib selles diskussioonis ka parem pilt sellest, et kus me asetseme ja mis nii-öelda need realistlikud muutused on, mida Kersti siin tegelikult ka osasid mainis, aga et üritaks sellise pisut laiema pildi ette manada. Et võib-olla väga detaili hetkel ei lähe, et tõenäoliselt tekib see diskussiooni käigus ja eeldatavasti ka küsimustes. Et ma hakkaks tegelikult natuke kaugemalt pihta. Et kindlasti on üks teema, mille üle palju räägitakse, on see, et kui efektiivne see meie valitsussektor on. Iseasi, kas muidugi ainult nii-öelda kulude mõttes või kulude kontekstis on võimalik üldse seda efektiivsust hinnata, sest teisel pool tuleks vaadata ka seda, et kui hästi see kogu süsteem toimib. Aga mis vast oleks mõistlik või oluline välja tuua, on see, et kui me räägime nüüd puhtalt sellest kulupoolest valitsussektoris, siis siin on näha, kus me Euroopa Liidus tegelikult asetseme. Siin on toodud siis või aluseks võetud 2013. aasta seis selles järjekorras ja siis on näha see muutus, et Eesti puhul see muutus ei ole väga suur olnud. Aga lühidalt kokkuvõttes oleme siin ühed madalamad valitsussektori kulutajad, meist allapoole jääb Leedu, Rumeenia ja Läti. See on siis suhtena SKP-sse. Teine ots on meil näiteks seal Põhjanaber Soome. Siis kui me vaatame seda, et tegevusvaldkondade kontekstis, et kuidas me siis Euroopa pilti mahume, siis siin on toodud Euroopa Liidu keskmine, mis on see punane täpike, kõrval on Soome, Rootsi ja Saksamaa ning Läti ja Leedu Eestil. Lühidalt see kokkuvõttes siis sotsiaalses kaitses on meie nii-öelda panus sellesse sotsiaalsesse kaitsesse kuskil 12-13% SKP-st. Ta on nüüd viimasel aastal pisut tõusnud, aga mitte üle protsendi. Euroopa Liidu keskmine on 20% juures. Soome on 25 näiteks, Rootsi natuke üle 20. Ja teine, kus on oluline, teine oluline nii-öelda sektor, kuhu me vähem panustame, on tervishoid. Ja kolmas, kus me siis oluliselt alla Euroopa Liidu keskmise oleme, on siis see, millele viitas ka eelmine slaid, ehk siis üldised valitsussektori teenused, sealhulgas ka siis see nii-öelda valitsemise kulu. Siis maksulaekumiste osakaalus oleme me suhteliselt seal allpool otsas Euroopa Liidu kontekstis. Ehk siis me kogu see maksupanus, mis meile siis laekub võrreldes SKP-ga, on allpool Euroopa Liidu keskmist märkamisväärselt. Ehk siis võib öelda, et vähemalt Euroopa kontekstis me SKP suhtes liiga palju maksu ei kogu kindlasti. Et pigem oleme siin allpool. Siin on võib-olla veel oluline see, millele võib-olla peatun ka pärast, et see tehe on tehtud reaalselt laekuv maksutulu jagatuna siis SKP-ga, mis ei tähenda siis reaalselt maksumäärasid. Ehk siis need riigid, kus maksuauk on suurem, näevad siin pildis paremad välja kui maksumäärade puhul. Eesti puhul võib öelda, et kui rääkida maksumääradest, siis me oleksime veel natuke allpool, sest me keskmiselt paremini kogume Euroopa Liidu kontekstis makse. Et kindlasti näiteks siin Portugalid, Kreekad näeksid maksumäärade kontekstist halvemad välja, kui nad siin näevad. Siis kasutatakse niisugust mõistet nagu efektiivne maksumäär või inglise keeles on implicit tax rate, mis sisuliselt tähendab siis kogu nii-öelda, ütleme, kui me räägime tarbimise puhul, siis kogu tarbimise hinnast siis maksumäär, palju sellest moodustab. Siin on erinevad komponendid kokku pandud, väga pikalt sellele ei peatu, aga lihtsalt markeerin ära, et tarbimismaksudes me oleme pigem nii-öelda siis kõrgemalt maksustavad oma määra mõttes. Soome on näiteks meil siin kõrval.
Mis puudutab tööjõudu, siis tööjõu puhul, millele siin ka tegelikult Kersti viitas, oleme me sellised, ütleme nii, et Euroopa keskmikud. Ei ole meil tööjõu maksumäär madal, ei ole ka Euroopa Liidu kõige kõrgem. Mis siit hästi välja paistab, on see, et on see tumepruun osa, mis on siis ettevõtete sotsiaalmaksu osa, mis on meil tõesti väga suur, eriti arvestades siis töövõtjale langevad sotsiaalmaksu poolt ja siis ka tulumaksu poolt. Ehk siis sotsiaalmaks meil on tegelikult ebaproportsionaalselt kõrge. Kas me oleme teisel kohal Euroopas sellega, jah? Kui ma siit silma järgi vaatan, siis võib isegi tõele vastata, kui ma vaatan proportsiooni, siis ma ütleksin, et proportsiooni mõttes me oleme kindlasti esimesed. Et kui nüüd kaks nüüd siin kõrvuti panna, et tundub, et esimesed. Et selles mõttes on kindlasti see nagu niisugune oluline slaid, et selline meie see tööjõu maksukoormus on, et kindlasti ta on ettevõtte sotsiaalmaksu poole kaldu võrreldes teiste riikidega. Siin ma tõin välja selle muutuse ka, aga ma väga pikalt ei peatu sellel, et siit võib välja lugeda lihtsalt selle, et see efektiivne maksumäär on tegelikult Eestis natuke langenud viimase 12 aasta jooksul. Nüüd siit kuidas me siis seda maksustame, et see eelmine slaid põhimõtteliselt tähendas seda, et on nii-öelda kogu tööjõukulu ja sealt siis kokku laekuv maksu osakaal on selle nii-öelda matemaatiline sisu. See iseenesest ei näita eriti palju selle kohta, et kuidas see maksukoormus või tööjõu maksukoormus erinevate sissetulekute lõikes jaguneb. Selleks kasutatakse niisugust mõistet nagu maksukiil, mis siis vaatab siis konkreetse siis isiku puhul, kuidas tema tööjõukuludest, kui palju moodustab siis nii-öelda maksumäära osakaal. Mis on siin huvitav Eesti puhul on see, et siin on välja toodud keskmise sissetulekuga töötaja ja see maksukiil on seal peaaegu 40% ja siin me saame öelda, et see on madalam kui Euroopa Liidu keskmise töötaja puhul. Kui me nüüd siit edasi läheme, siis siin on toodud see madalama palgalise puhul, ehk siis inimese puhul, kes teenib 2/3 keskmisest palgast. Ja kui me seda pilti vaatame ja võrdleme eelmisega, siis me näeme, kuhu me siit liigume tegelikult. Oluliselt kõrgemale. Et see tegelikult tähendab seda, et ja mis on ka väga loogiline Eesti kontekstis, et mida kõrgemaks palk läheb, seda nii-öelda madalam see maksukiil proportsionaalselt on võrreldes teistega. See ei tähenda, et ta tegelikult madalamaks läheks, sest tavaliselt riikide puhul kõrgemad sissetulekud on ka proportsionaalselt kõrgemini maksustatud. Eesti puhul on näha, et nad jääb siia samma kohta kuhugi 40% juurde. Ehk siis ennekõike on meil murekoht tööjõumaksude kontekstis just madalapalgalised, kui võrrelda siis teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Mis ma veel välja tooksin lühidalt on see, et kus siis, kui me üldiselt kogume keskmiselt vähem makse, tarbimismaksud on üle keskmise, tööjõumaksud on keskmised, et järelikult peab olema mingisugused maksud, mida me eriti kokku koguda ei taha. Ja üks see valdkond on varamaksud. Siin on toodud siis varamaksud kokku ja siis, või õigemini on toodud siis kinnisvarale ja siis nii-öelda sellele mitte kinnitunud või liikuvale varale, et kõige lihtsam näide on automaks. Et siin on näha, et kinnisvaramaks on meil olemas, maamaksu näol automaksu ei ole. Ja kui need kokku liita, siis me oleme osakaaluna SKP-st Euroopas kõige madalam selgelt. Ehk siis varamaksud on need maksud, mida me kokku tegelikult ei kogu. Õigemini ei saa öelda, et seal oleks nagu maksuaugu teema, vaid me lihtsalt ei ole poliitiliselt otsustanud seda teha. Ja teine, mis kindlasti on huvitav, on see, et kuidas meil on siis kapitali ja ettevõtlustulu maksustatud ja ka me siin näeme, et me oleme Euroopa Liidu madalamate hulgas, et koos seal Lätiga. Ja lõpetuseks, kui me tahtsime jõuda välja nüüd erinevate erisusteni, siis ma tõin siia lihtsalt pildina need erisused, mis meil täna Eestis kehtivad. Kui nad siia ära mahutada, siis saab neid kokku 19 tükki. Ma arvan, et neid riike ka, kus need ühele PowerPointi slaidile on võimalik ära mahutada, neid väga palju ei ole. Ehk siis teisisõnu ega me väga palju erisusi sisse ei vii. Ja kui maksuerisuste teemaga nii-öelda lõpetada või siis diskussiooni mõttes alustada, siis mulle isiklikult tundub
nende kaalumine võib-olla tarbimismaksude kontekstis täiendavalt, ütleme siis nii, vähem mõttekana kui muude maksude kontekstis. Isegi näiteks tööjõumaksude hulgas. Aitäh! Aitäh! Nii, ja siis läheme siit kohe edasi. Aivar? No nii, vabandust, ma olen harjunud mikrofoniga töötama. Minu nimi on siis Aivar Riisalu ja lepime kokku, et ma ei ole siin täna Riigikogu liige ega Riigikogu liige opositsioonist, vaid ma olen siin kui ettevõtja. Tõsi, mul on olnud au olla Riigikogu opositsioonis juba 7,5 aastat. Ehk isegi erakonnavahetus ei aidanud sellele kaasa. Nüüd ma olen muutunud konservatiiviks, aga opositsioonis olen ikka. Et mulle meeldib see, kuidas Eesti poliitikas, nüüd ma räägin kui ettevõtja, mulle meeldib see, kuidas Eesti poliitikas ütleme, et meeled ja maailmavaade muutub vastavalt vajadusele hästi kiiresti. Ja selles osas ma tahaksingi loomulikult meie lugupeetud vasakpoolseid poliitikuid eeskujuks tuua, kes Reformierakonnaga valitsusse minnes unustasid ära kogu oma mineviku. Aga sellest on ju ainult hea meel, sellel lihtsal põhjusel, et kes minevikku ei mäleta, sellel pole ka tulevikku. Küsimus on väga lihtne. On olemas üldtuntud tõde, maksudega ei mängita. Ja mida me oleme viimastel aastatel Eestis näinud, suhteliselt noorenev poliitikute kiltkond, kes ei ole mitte kunagi olnud praktikuna tegevad ettevõtluses, vähemalt suur osa nendest, on teinud endale ülesande väga lihtsaks. See, et nad 10 piires ilma vigadeta ja tänapäevase hea haridusveres arvutada oskavad, see on täiesti kindel. Seal ei ole probleemi. Seal nad vigu ei tee. Ja siis nad hommikul tõusevad ülesse, saab valitsus kokku, Lepatriinu lasteaia vanemas rühmas kogunetakse ja vaadatakse, rahandusminister on meil selline vanem mees siin, on ju, teda me usume, ja kui ikkagi vanem mees ütleb, et meil on raha puudu, siis kust me saame? Kuule, ma nägin, et Malle toodi hommikul jube ilusa autoga tööle, see auto maksab palju raha, ma arvan, et see on ettevõttele ostetud, kuule, sealt saaks käibemaksu, ta küsis tagasi, aga tulevikus seda Mallet enam selle hea autoga kooli tulles seda käibemaksu ta tagasi ei saa. Ja siis tullakse täiesti surm tõsise näoga muuses sellise eelnõuga välja ja ütleme niimoodi, ja see lähebki läbi. Ja nii juhtubki. Või ütleme, neid näiteid võiks tuua veel ja veel. Kui mina mäletan oma sellisest küpsest east seda, kui rahandusminister, kes oli selline suur poiss nagu minagi, ma arvan, see võis olla aastal 2007, kui sotsiaaldemokraadid taaskord olid oma maailmavaate unustanud ja valitsuses istusid, siis oli näiteks käibemaksu osakaal riigieelarvest moodustas kuskil üle 40%. Täna on käibemaksu osakaal riigieelarvest oluliselt vähenenud, vaatamata sellele oleme me kõik elanud üheskoos üle käibemaksu 1,5 nädalas etteteatamisega tõstmise Eesti Vabariigis. Ehk see oli nagu meile kõigile nagu selline tõsine stabiilse riigi tagumine kui valdaga ajusse. Tuleme nüüd minu nagu, ütleme, emotsioonide juurest minu selle põhiteema juurde, et kui Kersti ilusasti ütles, et mida mina teeksin, kui oleks minu õigus otsustada, milliseid tööjõumakse ma Eestis näha tahaksin. Esimene asi, mida tasuks teha, on minu meelest ettevõtte seisukohalt ülioluline, ja kes tegelikult julgeks selle läbi suruda, ma arvan, et oleks väga suures võidus, ehk me peame töövõtja teadvusesse viima, kui palju ta tegelikult raha saab. Ehk Eesti on selles mõttes ju, ma arvan, et te kõik olete sellega kokku puutunud, üsna kummaline ühiskond, kus inimene palga läbirääkimistel räägib ainult sellest, palju ma kätte saan. Natukene teise kultuuriga, eelkõige ka näiteks Põhjala pool, millega meid armestatakse nüüd võrrelda, tegelikult sealsetes ühiskondades räägitakse ikka palgast nagu absoluutsummas. Ehk mina väidan seda, et kui me suudaksime inimeste, või ütleme niimoodi, et kui seadusandjal jätkuks julgust muuta arvestatav osa maksudest tegelikult töövõtja maksuks. Ehk see tähendab tegelikkuses seda, et ettevõtja kohustus on arendada majandust, loomulikult leida endale töötajaid, õpetada neid välja ja proovida neile maksta võimalikult head palka. Ta võib olla riigi käes instrument, kes maksu kokku korjab, aga see maks peaks jõudma inimese
ajudesse ja siis see 1000 eurot kätte küsiv inimene saaks aru, et tema palk on tegelikult 1690 eurot, piltlikult öeldes, mis tegelikkuses tähendaks seda, et kui meil täna revolutsioonilised vasakpoolsed tänavatel loosungitega seistes karjuvad, et meid alandatakse palgaga, saaksid sellel hetkel aru, et 3-kordne vahe Soomega muutuks tegelikult 2-kordseks. Selle lihtsal põhjusel, et reeglina, ma ei ütle, et ametlik statistika, aga need võrdlused, mis toimuvad emotsionaalsel pinnal, need võrdlused ei arvesta 2 erineva süsteemi omavahel võrdlemine ei anna meile head tulemust. Nüüd, kui valitsus räägib sellest, et meie põhiline prioriteet on alandada tööjõumakse ja siis töötuskindlustusmaksu alandati mingi mikroprotsent, siis see on loosungina nagu jube tore, aga tegelikult oleks töötuskindlustusmaks selline maks, mis peaks olema sihtotstarbeline ja ta kunagi kutsuti sellisena ellu. Täna on selle maksu sisuline reserv riigikassa kaudu kasutuses riigikassavoos ja ütleme siis niimoodi, et seda protsenti ei alandatud lihtsalt sellepärast, et see oli cashflow põhimõttel riigile ülioluline see maksumäär suhteliselt kõrgel, et seal kui ma mälu mind ei peta, on kogunenud umbes 2-kordne kõige sügavama kriisiaegne vajadus tegelikult reservi. Ehk selles osas saaks radikaalseid muutusi teha üsna kiiresti ja mitte midagi hullu ei juhtuks. Aga nüüd tuleme selle kõige suurema valulapse sotsiaalmaksu juurde ja jube hea, et hea kolleeg Rannar selle välja tõi, et Eesti meditsiinisüsteemi ja ütleme kogu meie sotsiaalhoolekande tegeliku olukorraga ma arvan, et te kõik olete täna kokku puutunud ja saate selgelt aru, et neid tegelikke vajadusi ta ammu enam ei teeninda, ütleme sotsiaalsüsteem. Ehk arsti juurde saamine lihtsas keeles öeldes on suhteliselt keeruline. Mina olen julgenud välja pakkuda sellises ümarlauajuttudes nüüd selle sama jutu sees, kus ma väidan, et kõik maksud võiksid olla töövõtja omad, siis ta teaks, kui palju ta tegelikult teenib. Ja tegelikult me võiks üle minna selle, et mina vähendaksin sotsiaalmaksu väga radikaalselt, poole võrra. Ja tegelikult viiksin sisse tervisekindlustuse süsteemi, et mina, kes ma käin tööl ja olen töölepinguga seotud, ostan endale kindlustuse ja kui ma tahan arsti juurde minna, siis ma maksangi selle eest ise. Ehk sellega me arendame sisemajandust, arstid peavad hakkama ettevõtjateks, lõpeb ära see lõputu streikimine. Täna hommikul käisin arsti juures, muuseas rääkisin arstiga pool tundi, 136 eurot oli arve. Aga ma sain, eile hommikul panin aja ja muuseas see arst oskab palju. Et see ongi nagu see pool asjast, et minu oponendid ütlevad mulle, et sa oled loll jutumees, et meil on nii väike ühiskond, et sellisel juhul see süsteem ei hakka tööle. No lõppude lõpuks on ju kõik asju võimalik hinnata. Aga ma väidan teile seda, et kui ma proovin selgitada, et varimajandusest Eestis täna keegi ei räägi ja ma proovin nagu selgitada inimestele, et miks meil ei räägita varimajandusest, sellepärast, et see teema on liiga suur ja liiga tabu. Aga selleks, et keskmised ja väikesed ettevõtted elus püsiksid, eriti regioonides, ma võin teile öelda, et päris palju ilmselt ikkagi varimajandust eksisteerib, eelkõige mis puudutab nendele samadele ettevõtjatele üle jõu käivaid tööjõumakse, nad proovivad töötajatega leida teistsuguseid lahendusi. Ja ükskõik kui palju seda ei jälitata, ükskõik kui palju ei tegelda nende repressioonidega, ma väidan, et mõistlik tööjõu maksustamine sellises kontekstis võiks seda varimajanduse osakaalu arvestatavalt vähendada, sest ega see ju lihtne ülesanne nendel ettevõtjatel tegelikult ei ole. Ja ma ei tea, võib-olla seda oleks mõistlik teha jupikaupa, et tunnetada ära muutusi, aga igal juhul ei saa seda teha selliste, ütleme, mingite mõne euroste muutustega või mõne mikroprotsendiste muutustega, kus tegelikku tunnetust meil ju ei teki. Ja mis on meie ühiskonna järgmine tõsine probleem, mis puudutab nüüd neid tööjõumakse ja üldse seda maksusüsteemi tervikuna, väga palju isegi Jürgen Ligi omal ajal julges ju välja öelda, et muuseas siis sotsid olid opositsioonis ja tegelikult tulumaksuvaba miinimumi tõstmine on olnud nagu lauas kogu aeg.
ja jälle samamoodi nagu rahanduskomisjoni esimehe ettekandest välja tuli, eks meie madalapalgalised inimesed on kõige suurema löögi all. Aga tegelikkus on see, et ma küsin, kas nad ikka on madalapalgalised, sest mõelge peaga, kui neid on Eestis umbes 350 000, et suur osa ühiskonnast saabki 500 eurot palka. Katsuge selle 500 euroga nagu ära elada ja rüseleda kaubanduskeskuse parklas, no ei ole ju võimalik. Mida sa seal rüseled, kui sul 500 eurot on sissetulek? Ehk Maksuamet on ju elus proovinud teha selliseid näiliseid hindamisi, ütleme nii, et hindame siis näiliselt ühiskonda ja saame aru, et tegelikult seal parklad, mis on täis, tegelikult selles parklas ei rüsele madalapalgalised, vaid seal rüselevadki need inimesed, kes osalevad normaalmajanduses. Aga see, et need parklad oleksid veel rohkem täis, on mõistlik aidata madalapalgalised järele selgete maksuparandustega. Ja sellest ei taha nagu riigijuhid kuidagi aru saada, et sisemajandamise elavdamiseks on mõistlik jätta inimesele rohkem raha kätte, millest ma proovin siin kogu aeg niimoodi läbi lillede rääkida. Ja uskuge mind, et nendest inimestest, kellele me rohkem raha kätte jätame, mitte keegi ei hakka ju seda korjama sukkasäärde. See läheb ju sisemajandusse. Ja mina ei tea, te olete selles mõttes ju praktikud ja ikkagi vägagi kogenud inimesed, ehk kas teie oskate vastata, mina küsin iseendalt ja siis küsivad inimesed minult ja siis küsite ka omavahel, et kuidas on see võimalik, et kui meil on kõik sisendid enam-vähem sama hinnaga kui näiteks lähinaabri Soomes, energia, enam-vähem kaubad, osad kaubad on meil isegi kallimad, et kuidas saab olla võimalik see, et me oleme nagu kõikides nendes nagu sissetuleku asjades, nendes siis niinimetatud 3 korda madalamale. Ja mina julgen öelda seda, et mulle väga meeldis tegelikult Indrek Neiveldi see väga jõhker idee, mis ütles, et tõstame keskmise palga, või mis ta seal lubas, alampalga 900 euroni. Seda ettevõtted ei ole võimelised seda tegema. Ja see ei ole võimalik. Loomulikult see oleks vahendina hea, et aitab ühiskonna kiiresti järgmisele tarbimisastmele ja tegelikult sisemajandusele lükkab paremini käima. Aga mu küsimus on nagu see, et ilmselt see tee meile ei sobi ja siis me kõik läheme pankrotti, lõpetame oma eksistentsi ära ja kõik kukub kokku. Aga palju lihtsam lahendus on ju see. Riik saaks teha sellesama tööjõumaksude osas sellise käigu. Laseb neid kardinaalselt alla, võtab haiglate kapitalikulud, mis on sotsiaalsektoris üsna arvestatav kulu, need kapitalikulud enda kanda, kui on vaja, sotsidele meeldib laenata, võtku selle riigi kulude tegemiseks natuke laenu juurde, mul selle vastu ei ole mitte midagi, Eesti riik ongi natuke vähe laenanud, aga annab meile ja meie töötajatele võimaluse tõusta nüüd, nagu öeldakse, natukene järgmisele tasemele, sisemajandus läheb käima, maksulaekumine tegelikult paraneb, ja riik võib siis ühel hetkel hakata sammhaaval jälle vaikselt nagu tagasi ammustama, aga me peame tegelikult leidma mingi kõige laiemat publikut kõnetava mooduse tõusta järgmisele, elustandardi tasemele ja ma väidan, selleks on kardinaalne sotsiaalmaksu ja kõikide tööjõumaksudega seonduvate maksude alandamine ja kuidas nad kaetakse, tuleks siis täiendavalt välja mõelda. Sellepärast, et kui inimene saab täna 500 eurot palka ja homme saab 750, siis uskuge mind, meie ühiskond hakkab hoopis teistmoodi hingama ja jube palju kurjust ja sellist ussitamist kaob ära ja tööviljakus, mille pärast meid valitsejad kõige rohkem süüdistavad, tõuseb muuseas fantastiliselt palju. Ja kui meile räägitakse kogu aeg, et te peate rohkem eksportima, siis praktikuna julgen jälle öelda, kui sa teed unikaalset toodet, mis ei ole pakendatud lõpptoodang, mina teen näiteks konkreetselt ehituskonstruktsioone suurtele Soome ehitusettevõtetele, siis nemad käsitlevad meid kui päris maalasi. Ehk süüdistada, et ma teen midagi valesti. Ma ei leia, et ma teen midagi valesti, sest maju ehitatakse kogu aeg erinevaid ja kahjuks on sinna kogu aeg erinevaid detaile vaja, ja öelda, et mina tegelen mingi lollusega, et see ei ole tark töö, sellega ma nõus ei saa olla. Ehk selle tõttu ma väidan, et siseriiklikult me saame asju parandada ja küll me juba välisturgudel säilivate ettevõtetena oma konkurentsivõimet niikuinii kogu aeg parandame. Ehk selles mõttes meil on siin ruumi küll, aga
sellega ma kutsun üles kõiki väikeettevõtjaid, aktiivselt liituge erakondadega, võtke erakonnad üle, kandideerige Riigikokku ja muuseas see on ainus ravi selle vastu, et Lepatriinu lasteaia vanemrühm meie elu üle otsustaks. Aitäh! Aitäh, Aivar! No nii, ja nüüd vaatame siis, mis Lasse kõige selle kohta ütleb, millega me siin oleme teemat tõstatanud. Palun! Tere päevast! Mina esindan täna arvates kõige rohkem maksumaksjate liitu kui EVEA koostööpartnerit. Ja kuna ma olen ikkagi hariduselt jurist ja põhitöö on ikkagi õigusvaldkonnaga seotud nii õigusloome kui õiguse mõistmisega, siis mina tõlgendasin minu etteastet kui õigusloome kvaliteedi suhtes võib-olla mõningast kriitikat, ehk siis mitte niivõrd maksupoliitikast, ma ei tahaks rääkida, sellest juba räägiti ja diskussiooni käigus ma võin sellesse loomulikult sekkuda, vaid võttes aluseks siis need 2 probleemset seadust, mis juba sissejuhatuseks ära mainiti, ma mõtlesin, et ma räägiks siis natukene sellest, miks seadusloome on meil selline, et ta vähemalt praegu konkreetselt ettevõtjatele valmistab muret ja miks see nii on ja kas meil on võimalik kuidagi seda kvaliteeti parandada. Ma ei hakka rääkima, sest ma arvan, et kõik, kes peavad kursis olema, on kursis nende 2 seadusega, üks juba kehtib, teine hakkab kohe kehtima, on siis käibedeklaratsiooni lisa ehk niinimetatud 1000-eurosed arved ja autode sisendkäibemaks ja kõik, kes on selle eelnõu poolt, ilmselt teavad väga hästi, miks nad selle poolt on ja kes on nende muudatuste vastu, teavad ka väga hästi, miks nad sellele vastu on. Aga probleem laiemalt on, kui siin kõlas sõna tööviljakus, siis mõtleks ka avaliku sektori tööviljakust tuleks kuidagi mõõta ja ilmselt mõõdetaksegi väga erinevalt, aga minu jaoks probleem on õigusloome halb kvaliteet ja see väljendub nii vormis kui sisus. Sisu tähendab siis seda, et see vastu võetud õigusakt kõige halvemal juhul on näiteks põhiseaduse vastane, vastuolus Euroopa Liidu direktiiviga, kergemal juhul on ta pole lihtsalt ebaselge, lünkadega, ei haaku teiste juba kehtivate seadustega, sellest seadusest on raske aru saada, selle seaduse autorid ei oska seletada, mida nad täpselt mõtlesid, kui nad sinna kirjutasid, praktika käigus selgub, et 1, 2, 3, 4 ja 5 küsimus on jäänud lahendamata, ülemineku reeglid on puudu ja nii edasi ja nii edasi. Vormiliselt tähendab see siis menetluslikke vigu, see tähendab kiirustamist, see tähendab mitte kaasamist või kaasatud gruppidega mitte arvestamist, puudulikke analüüse, mõjuhinnanguid, see puudutab nii seaduse ettevalmistamist kui ka seaduse täitmise protseduuri, ka seal, kui ilmnevad probleemid, siis pigem hakatakse ennast õigustama, kui meil on Maksumaksjate Liidus ju kogemusi, kus ilmselgelt vigane või öelda siis, võib isegi öelda nagu ametnike hoolimatust või lausa praaktööst tulenevalt on seaduses viga sees, siis selle asemel, et see viga ära parandada, hakatakse sellele vigasele sättele mingit uut teooriat taha mõtlema ja kõige hullem on see, et seda väga tihti jäädakse ka uskuma ja kui seda sätet kiiremas korras põhiseaduse vastaseks ei tunnistata, siis jääbki need tagantjärgi välja mõeldud põhjendused ringlema kui mingisugused uued modernsed teooriad Eesti maksunduses. Ja millest see probleem on tekkinud eelkõige selles, mis on tegelikult ka erasektoris probleem, et ma ei tahaks öelda, et meil on liiga vähe tarku või liiga palju lolle, aga probleem on selles, et need targad ja lollid tuleb osata nagu õige koha peale panna õiget tööd tegema, et igale inimesele me Eestis sobiva töö leiaksime, aga me tihti oleme selles hädas, et pädevad spetsialisti, eriti kui on tippspetsialistiga tegemist või kitsa valdkonnaga, kus need spetsialisti ongi võib-olla 1 või 2 kogu Eesti peale, et see spetsialist ei tee seda tööd, milleks ta kõige parem on, väga erinevatel põhjustel. Kas seda spetsialisti ei ole võib-olla üles leitud, ta ise ei tunne selle valdkonna vastu huvi, ta on võib-olla välismaal leidnud paremad väljakutsed, ta ei saa piisavalt tasu, aga isegi see ei ole kõige olulisem, tihti vähemalt avaliku sektori või suurte organisatsioonide puhul
võin oma kogemusest öelda, jälle see tasu määrav, vaid töökeskkond, töökorraldus, olgu siis ülemused, olgu koostöö teiste asutustega, kaastöötajatega, ehk tihti on see, et inimene, kes suudaks kirjutada meile, ütleme, ilusa tervikliku maksuseaduse, pannakse tegelema millegi muuga, näiteks hasartmängu järelevalvega või mingisuguse hoopis võõra valdkonnaga, ja leitakse, et selle maksuseadusega sa võid hiljem ka tegeleda, sellega pole praegu kiire, et meil on siin hoopis üks ja teine ja kolmas asi. Ja sellest väga paljud asjad saavadki alguse, et töökorraldus ei ole normaalselt paika pandud ja edasi, kui me räägime nagu poliitikute tasandile, siis on just probleem selles, et seadusandja üks funktsioon lisaks seaduste, olgu siis tembeldamisele, on ju täidesaatva võimu kontrollimine väga erinevatel viisidel. Selle tööga ta hakkama ei saa. Ehk siis tegelikult Riigikogu saadikud on lihtsalt fakti ees, et see, mida ministeeriumi ametnik neile komisjonis räägib, sellega tuleb leppida, sest neil ei ole võimalus seda kahtluse alla seada, neil ei ole oma pädevad, ütleme, erakonnal või fraktsioonil või Riigikogul mingil määral, aga neil ei ole võtta sellist alternatiivset pädevat spetsialisti arvamust, mida nad võiksid usaldada. Kui see tuleb väljaspoolt erasektorist või huvigruppidelt, siis alati on kahtlus, et siin võib olla mingi vigur. Et nad ei tule mitte heast tahtest või murest Eesti tuleviku pärast seda rääkima, vaid nad tahavad automüüjate käivet kasvatada või mis iganes, eks ju. Et pigem suhtume nendesse väikese sellise tõrjuva ja eelarvamustega suhtumisega ja kui see ministeeriumi ametnik tuleb, tema ajab ikka õiget asja, et mis erahuvi temal nüüd on, eks ju, et äärmisel juhul ta võib-olla laisk ja tahab sellist seadust teha, et tema tööd vähem oleks ja nii asjad vastu võetaksegi, nii et minu arvates üks väljapääs on ka selle seadusandliku protsessi korrastamine, et näiteks kas või niimoodi sundkorras või lausa vägisi kaasata või nõuda, et komisjonide juures oleksid ettevõtlusorganisatsioonide või muude huvigruppide esindajad. Praegu siin näiteks puuetega inimeste teema juures on see teema küsimused, et siis on ka, et kes need esindajad on. Et siin võib ka väga paljud ennast nendeks esindajateks pidada ja meil on, mis salata, ka selliseid palgalisi esindajaid, kes pigem on nagu riigi bürokraatia aparaadi osa kui kodanikuühiskonna osa, et võimsalt me saame formaalselt igale valdkonnale sellise riigi poolt finantseeritava või riigi poolt kontrollitava nii-öelda organisatsiooni tekitada. Ja siis võib-olla ühe põhjusena tõkski selle, et kuna poliitikud tegelikult ei suuda täidesaatvat võimu kontrollida, siis jah, ajakirjanduses ütleme see figuur, keda me kõik jälgime ja hinnanguid anname minister, aga tihti neid otsuseid teevad, et minu arvates see ametnike tasand, kes Eestit tegelikult juhib, on asekantslerid, osakonna juhatajad. Ehk siis kiht kantslerist osakonna juhatajani, nemad on tegelikult need, kes teevad ära selle töö, mida inimese organismis teevad maks ja neerud. Ehk nad filtreerivad teatud ained, mis lähevad vereringesse ehk poliitikuteni ja ülejäänud, mis läheb siis nii-öelda tagantuksest välja. Ja väga paljud head algatused võivad ära ununeda või venima jääda lihtsalt sellepärast, et teatud ametnikud otsustavad, et neile seda vaja ei ole. Ja vastupidi, nii mõnigi lollus võib sellepärast Riigikogust läbi minna, et teatud ametnikud on kokku leppinud, et see on nende jaoks kõige parem viis jätta muljet, et mingi probleem on lahendatud. Ja omakorda võib ka öelda, et paljud poliitikud kaotavad pika peale reaalsustaju, mõnel lühemalt, mõnel kiiremalt, et siin on ka põhjus selles, et kõrgetes sfäärides liikudes, üldiselt mida kõrgemal ametikohal töötades, varem või hiljem inimene on ümbritsetud valdavalt pugejatest ja need, kes nagu võiksid öelda, mismoodi asjad tegelikult käivad, jäävad aina kaugemale ja kaugemale, nad on kas viisakusest vait, ootavad oma võimalust, tasakaalukad või arad või mingitel muudel kaalutlustel jäävad varju ja domineerivad need, kelle eesmärk on karjääriredelil tõusta, kes loevad hääli, loevad kohti, vaatavad, kes kus kelle järjekorras, kelle järel kuhugi ametikohale
pääseb ja mõni saab sellest aru, mõni ei saa ja mõni jääbki uskuma, et kõik, mis ta räägib, on õige ja ta, sõltumata sellest, mida ta arvab, et ta teab õiget vastust ka küsimustele, mida ei ole veel esitatud, kõik arvutused on õiged, isegi kui need ei ole veel arvutama hakatud ja nii edasi. Nüüd võib-olla mõned näited minevikust, mismoodi meil siis neid maksuseaduste muudatusi on tehtud, et tavaliselt nii palju, kui mina neid siin maksuseaduste mäletan, on ikkagi ametnike algatused olnud. Ja üldine märksõna, miks neid muudatusi on tehtud, on see, et kas on tulnud uus noor aktiivne inimene või on ajakirjandus hakanud liiga palju torkima, et meil on mingi probleem, siis üldiselt üritatakse siis leida keerulisele probleemile lihtne lahendus. Nagu siis praegu see käibedeklaratsiooni lisa, mis justkui siis peaks meid mingisuguse efektiivse tulemuseni viima. Tuletan meelde, paljud võib-olla mäletage, aastal 1994 tuli Maksuametisse noor energiline juht, keda hakati kutsuma maksuterminaatoriks. Esimene asi, mis ta tegi, tuli Riigikokku paki seaduse muudatustega, mis järgmise 2 aasta jooksul kas tunnistati kehtetuks või unustati lihtsalt ära, et sellised sätted on tehtud. Soovitan lugeda väga õpetlikud sätted, mis tol ajal tehti, et Maksuamet praegu ainult unistada kõigest sellest, mis seal tookord kirja pandi. 1996. aastal tehti käibemaksuseaduses selliseid piiranguid, mida me ka praegu ei oska ette kujutadagi. Seal paljudes valdkondades keelati üldse sisendkäibemaksu mahaarvamine ära ja käibemaksu tagastused põhimõtteliselt blokeeriti, ainult seoses ekspordiga lubati käibemaksu tagastada, muudel juhtudel jäi see ettemaksuks, see säte kehtis umbes 2 kuud. Et siis saadi aru, et käibemaksu olemus on natukene teine. 2004. aastal oli päris palju seaduse muudatusi näiteks seoses transiidi ja tolliladudega, kus ka kujutati ette, et mingisugune uus korraldus midagi muudab, mingi paari päevaga enam-vähem hakati seadusi muutma. 2009. aastal toodi maksukorralduse seadusesse säte, mis lubab Maksuametil arestida maksumaksja vara enne maksu määramist. See säte on nüüd kas 2 või 3 korda tunnistatud põhiseaduse vastaseks. Vedelkütuse teema on võib-olla kõige rohkem meeles. Esimesel katsel need piirangud seoses kütuseäri maksupettuste tõkestamisega suurendasid maksuauku, mitte ei vähendanud. Teisel või isegi 3. katsel see õnnestus, ka korra tunnistati põhiseaduse vastaseks, siis enam-vähem hakkas toimima, see on see praegu vedelkütuste tagatise lugu. Ja ma räägin eelkõige sellistest ennetavatest ja tõkestavatest sätest, ma ei räägi praegu käibemaksumäära tõusust või ka autode teemast, kus siis mõte oli, et saab kiiresti palju raha. Ja nüüd võib-olla lõpetuseks siis mõned stsenaariumid, varasemate seadusemuudatuste õpetlikud näited, ja te võite ise siis ennustada või oletada, millised stsenaariumid siis realiseeruvad meie autode ja käibedeklaratsiooni lisa puhul. Kõigepealt, ja võib-olla kui maksumaksjate poolset käitumist vaadata, siis üks variant on see, et alguses on väga suur kisa ja mingi hetk tekib totaalne vaikus. See tähendab seda, et maksumaksjad on kuidagi suutnud ära leppida sellega, näiteks käibemaksumäära tõusuga, nad on kuskilt kas kulusid kokku hoidnud või leidnud võimaluse see raha see kulu kellegi kraesse keerata. Teine variant on see, et kohe tekib selline salakaval vaikus, nagu praegu näiteks autode puhul. See tähendab seda, et suurema osa sihtgrupist on leidnud võimaluse sellest seadusest kõrvale hiilida või kompenseerida mingisuguse muu meetmega ja nad ei soovi avalikkust lähemalt kurssi viia nende valikutega, mis nad teinud on. Näiteks tuletan meelde 2009. aastal, kui tõsteti erisoodustuse määra autode puhul 2000 4000 kroonile. Läks paar kuud mööda ja avastati, et ei tulnudki poole rohkem raha riigieelarvesse ja teema on pärast seda põhimõtteliselt unustatud. Ja kolmas variant on siis see, kus alguses on suur kisa, siis on natuke aega vaikus ja siis tuleb uuesti ja veel suurem kisa. See tähendab seda, et maksumaksjad või vähemalt üks nendest on läinud kohtusse. Kuskil paari aasta pärast me saame teada, et kogu see kupatus ongi põhiseaduse vastane või Euroopa Liidu õiguse vastane, näiteks suhkrutrahv, seal läks muidugi ainult 10 aastat aega, siis hakkab süüdlaste otsimine. Ja kui vaadata siis, mismoodi riik on käitunud selliste seadusemuudatuse puhul, variant üks on see, et nagu ma siin mõned näiteid tõin, kus isegi võib-olla mõned päevad pärast seaduse kehtima hakkamist hakatakse aru saama, et midagi ei klapi.
ja see tähendab seda, et seda seadust hakatakse muutma, parandama, tagantjärgi talle uusi põhjusid, seletusi välja mõtlema. Teine variant on nii-öelda aeglane surm. See tähendab seda, et selgub, et see säte tegelikult on täiesti sisutu, ta mitte midagi ei muuda, paar kuud pakub ta huvi, näiteks siin ma võiks näite tuua see kuulus maksude edetabel. Saime teada, et kõige suuremad maksumaksjad või peaaegu kõige suuremad maksumaksjad on Sotsiaalkindlustusamet ja Haigekassa, kütuse maaletoojad, tubaka maaletoojad, Liivik, A. Le Coq ja Saku õlletehas. Ühe kvartali saame seda teada, teise kvartali saame teada, kolmanda kvartali. Ma arvan, et siis rahvas tüdineb ära ja varsti me ei pööra sellele mingit tähelepanu. Ja viimane variant on pikad kohtuprotsessid, mis toimus suhkrutrahvi puhul, mis on käimas Tallinna müügimaksu puhul ja mida võib ennustada ka käibedeklaratsiooni lisa puhul, kuigi siin pigem võiks olla variant 1, et riik saab aru, et nende andmetega ei ole midagi tarka peale hakata, ohud ja riskid on suuremad, aga selleks paraku, ma kardan, ei ole praegusel hetkel muud üle, kui tulebki ära oodata. Mis juhtub? Me enam-vähem ettevõtjatena kujutame ette, mis juhtuma hakkab. Ja meil ei ole muud üle, kui oodata nii kaua, kuni ka need, kes kogu selle jama välja mõtlesid, ka lõpuks aru saavad sellest, millest meie võib algusest peale aru saime. Et mitte midagi muud ma soovitada ei oska. Ja üks repliik veel, mis seoses selle valdkonnaga on, see, et lahendus olekski ikkagi rohkem kaasamist, selline suurem suhtlemise võrgustik, minu pärast võime ka tõesti erakondadesse imbuda ja võib-olla tulebki seda teha, usalduslik suhe ettevõtlusorganisatsioonidega ja püüda ikkagi mitte neid kahtlustada, vaid võtta neid ettevõtlusorganisatsioone kui kompetentsi valdajaid. Aga üks repliik veel sellega seoses siin autode osas ma ühel kohtumisel kuulsin nagu sellist ametniku suust, et et ega need ettevõtlusorganisatsioonid ka nüüd siin väga konstruktiivsed ei olnud, et esitavad igasuguseid kiuslikke küsimusi ja aita nagu seadust paremaks teha. Et vaadake, meie roll ei ole ikkagi tulla nagu tasuta teie eest tööd tegema, kallid riigiametnikud. Kui see seadus on jama, siis me ütleme, et see seadus on jama. Ja meie valime taktika. Kas hoolitsedagi selle eest, et see seadus oleks veel vigasem, et seda oleks kohtus lihtsam vaidlustada. Et ärge lootke, et kui te teete seaduse, kus te tahate mult raha ära võtta, siis te sõimate mul näo täis ja siis ta pärast ütleb, miks ma ei tulnud kirjavigu parandama. Siis mul tuli selle peale meelde üks lugu, et see oli seotud ka väga aktuaalse teemaga, perevägivald. Üks mees peksis kodus oma naist, politsei tuli 5 ta arestimajja ja hommikul naine tuli arestimajja ukse taga, tõi mehele soojad sokid, et mees ei külmetaks. Et võt sellist suhtumist ettevõtlusorganisatsioonidelt palun mitte oodata. Aitäh! Nii, aitäh Lassele! Teen ühe õienduse. Ja, palun. Ma tegelikult oma jutus, emotsionaalses jutus pidasin silmas tööjõumaksude seda tervisekindlustuse poolt, mis nagu haigekassat toidab, ehk tegelikult sotsiaalmaks, need on omavahel nagu päris üheselt võetavad ei ole. Ma pidasin seda osa silmas, et ma teen selle täpsustuse, et saate aru, mida ma arvasin. Aitäh! Mul on tegelikult Rannarile üks selline küsimus, et järjest rohkem räägitakse sellest, kuidas kõik oma tervist tapavad ja näiteks Tallinna linn siis nüüd on üritanud hakata inimeste tervist sellega parandama, et lausa keelatakse nagu alkoholimüük. Et kas sotsiaaldemokraadid või kas te valitsuskoalitsioonis olete ka arutanud näiteks seda, et meie tervisekindlustust võiks kuidagi hakata isikustama. Et näiteks ongi 13%, aga 3% on see, mida mina võin ise kasutada. Nii-öelda, et mina tahan selle rahaga teha midagi, mitte järjekorras teistes, ütleme niimoodi. Jah, et ega neid mõtteid on igasuguseid olnud siin diskussioonides, et neid tuli siit Aivarilt eriti, ma isegi ei oskaks täpselt alustada, kus neile vastata, aga ma üritan siis neile konkreetsele küsimusele vastata, et
et see otsapidi tegelikult läheb Aivari jutuga nagu kokku, mis puudutas seda sotsiaalmaksu langetamist poole võrra või nagu ta täpsustas, siis ta mõtles seda haigekassa osa sotsiaalmaksus, mis on 13%. Et tegelikult täna on meil haigekassa nii-öelda täissolidaarne süsteem, ehk siis põhimõtteliselt kõik maksavad vastavalt oma sissetulekule ja saavad siis vastavalt oma vajadusele. Kas sellest rahast jätkub? Noh, tõenäoliselt kõik ütlevad, et raha ei jätku. Aga lihtsalt remargi korras, sellel mitte väga pikalt peatudes, siis näiteks WHO, kes on siis maailma tervishoiuorganisatsioon, oma hinnangutes erinevatele tervishoiusüsteemidele peab Eestit väga heaks süsteemiks. See kõlab meile imelikult, sest me näeme seda sisu poolt. Tal on üks põhiline mure. Et hea on see, et on aru saadav, kuhu raha läheb. Mure on see, et raha on liiga vähe selles süsteemis. Et võrreldes igasuguste näiteks Prantsusmaadega, ka tegelikult Põhjamaadega, on see arusaam, kuhu raha läheb, milleks läheb, päris hea meie süsteemis. Aga mure see, et raha on liiga vähe. Nüüd, kuidas seda lahendada? Et kui me nüüd sellest 13% näiteks 3 ütleksime, võtaksime nii-öelda isikustaks, siis see tähendab seda, et sellest üldisest potist jääb sealt see 3% puudu, noh ütleme rahas on see 3% suurusjärk 200 miljonit eurot. Et see on siis see, mida me võtaksime sellest täissolidaarses süsteemist välja, seda saab kompenseerida siis süsteemi mõttes sellega, et need, kelle jaoks see 3%, mis neile nii-öelda alles jääb, on suhteliselt väikene osa sissetulekust, noh näiteks alampalgasaajad või üldse madalamapalgalised, et nende jaoks see süsteem muutub nii-öelda selle 200 miljoni võrra siis, või natuke vähem nii palju, kui siis neile kätte jääb, siis süsteemi mõttes ebaefektiivsemaks. Noh, seal on reaalsed variandid, ravijärjekord pikeneb, omaosalus suureneb, ravimite hind kasvab, nende vahel tuleb valida reaalselt. Et noh, et see on see mure kohta. Et iseenesest tegelikult Aivar pakkus ka välja seda, et tegelikult võikski olla nii, et natuke radikaalsemad kui Kersti küsimus, sisuliselt sarnased. Aivar ütles, et 13-st kuskil pool võiks olla see, mille võrra siis maksu langetada ja tekitada siis kindlustussüsteeme. Et noh, Kersti küsimus oli sama asi enam-vähem natuke tehniliselt teistmoodi lahendatav 3% ulatuses. Aga noh, see ongi küsimus selles, et siis see nii-öelda see täissolidaarse süsteemi baas igal juhul langeb. Noh, laias laastus võidab, kui hästi nii-öelda üldiselt teha. Laias laastus võidavad sellest keskmiselt tervevad ja keskmiselt rohkem teenivad inimesed. Kaotavad keskmiselt haigemad ja keskmiselt vähem teenivad inimesed. Ja mulle tundub, et see nagu ei ole tänases süsteemis, kus meil, ma ütleks, et pigem on raha puudu, kui on üle selles süsteemis, oleks nagu reaalselt teostatav nii-öelda siis alternatiiv. Ja niikuinii näiteks, kui tuua see poole peale ja viia näiteks erakindlustusele see poolosa, siis esimene asi on kindlasti need isikud, kellel sissetulek on kas väga madal või puudub üldse, noh ütleme siis, ja kes on näiteks tihti ka rohkem haiged, ehk siis pensionärid ja mis siin salata, tihti ka vähem teenivad inimesed, eriti eakamad on need, kes on ka rohkem haiged. Nii et meil on see täissolidaarne süsteem, on riike, kus on ta ravikindlustusmeetmed. Meil on debatt, sa räägid ilusti. Kas keegi nägi Äripäevas, kui paljud Eesti arstid on Eesti Soome maksumaksjate hulgas tõusnud nagu suhteliselt esirinda? Valitsejad ei räägigi sellest, et sellel päeval, kui me selle süsteemi sisse viime, saavad haiglad infrastruktuuri eest küsida arstide käest kõrgemat renti, arstid hakkavad maksma rohkem makse, sest nad teenivad meie selle kindlustussüsteemi kaudu oluliselt rohkem raha, muuseas hakkab toimuma normaalne sisemajandus ja mis on nagu kõige hullem lugu, et kaob ära inimestel see tuju halvendav osa, et kui ma tahan saada eriarsti juurde, ootan 3 kuud, aga see sama arst kõrvaltoas, selles samas haiglas võtab mind raha eest vastu järgmisel päeval. Ehk see on nüüd see ühiskondliku ebaõigluse küsimus. Paneme need arstid, kes seda süsteemi viljelevad, siis ettevõtlusega tegelema rohkem ja muuseas riigile rohkem makse maksma. Ehk tegelikult see kaotus ei ole nii suur, sest te peate mõtlema 3 sammu edasi. Te jääte seisma selle koha peal, et kui ma siin muudan, nüüd on kõik, nüüd on elu lõppenud. Ei ole, elu alles algab. Ma lihtsalt võib-olla remargin, et see elu algab kindlasti loodetavasti järjest rohkem sündivuse kasvades Eestis, aga et küsimus on selles, et ega kuskilt see raha peab süsteemi tulema, et ega ta ei tule ju kuskilt väljaspoolt, keegi peab seda raha maksma. Et see on ka hea teema, millele Aivar tegelikult viitas. Et ma just, et nüüd ongi küsimus, et teoreetiliselt on võimalik näiteks kapitalikulusid tõesti välja viia sellest tervishoiusüsteemist. See tähendab lihtsalt
ütleme, et kui me vähendame, nagu ma ütlesin, 3% on kusagil 200 miljonit, 6% on 400 miljonit, et see on kuskilt tuleb siis kompenseerida riigi jaoks see raha. Aivar ütleb, et võtke laenu. Ma kirjutasin IRL-ile eile vist, ma kirjutasin avaliku kirja sellel samal teemal. Et arvestades, see läheb võib-olla detaili, aga hästi lühidalt kokkuvõttes, selle struktuurse tasakaalu kontekstis, kus me Euroopas täna asetseme, ei ole meil niisuguse asja jaoks isegi teoreetiliselt võimalik laenu võtta, rääkimata sellest, kas see on nagu pikas perspektiivis mõistlik või mitte. Ehk siis teisisõnu, kui me tahame seda nii-öelda seda kapitalikulusid ravikindlustusest välja viia või siis sotsiaalmaksuga kompenseeritavast osast ka teie jaoks, kahjuks ei saa ka just, et kahjuks ei saa ka teie jaoks seda raha võtta, millest ma just kirjutasin avalikus kirjas. Aga nüüd teeme paar küsimust, sest et me läheksime oma graafikuga õieti edasi. Palun, kes tahab küsida? Toomas. Suur tänu EVA presidendile, kes on andnud võimaluse valitutega kohtuda. Muidu on see ainult läbi televiisori. Aga ma alustaks niimoodi debati käigus kõige viimasest. Ma olen Lasse Lehisega absoluutselt 100% nõus ja oma sokid jätan ja vaatan, aga mitte seadusandjatele või nende tegijatele. Nüüd, härra Riisalut ma tean muidugi väga tubli pillimehena rohkem ja natuke vähem riigimehena, aga tänane emotsionaalne esinemine annab selleks suure lootuse, eriti just veel ettevõtjate poole pealt. Nüüd natuke sellest tervisekindlustuse värgist, et kui teie ütlete, et eile läksite arsti või eile tellisite arsti ja täna saite sinna juurde, siis te pidite vähemalt surnud olema ja kui te täna elus olete, siis pidite te ime ja arsti juurde saama. Et mina ütleksin niimoodi, minul on kogemus, värske kogemus, 3 kuud raha eest ja 5 kuud ilma rahata, nii et selles mõttes tuleks seda sotsiaal- ja haigekassa ja kogu seda moosi, nagu te praegust ütlesite, ümber teha küll, et ellu jääksime rohkem. Ja nüüd, kui minna härra Vassiljevi juurde, et tegelikult te olete nagu riigi rahakoti hoidja sisuliselt ju, kõige kõrgem esimees. Ja eilne Postimees oli kuskil sellise väikese kommentaari toonud, et te ei karda ära Ligit, et tuleb küll, mis siis, et ta on minister ja selle eelarvega kokku pannud. Nüüd on minul selline küsimus, et härra Ligi on silma paistnud sellel suvel Postimehes väga sellise südamliku ja palava toetusavaldusega Autorolle Postiljonile. Autorolle Postiljon on härra Ansipi selline lemmik väljaütlemine Keit Pentus-Rosimannuse kohta. Et mul on selline küsimus, et kui selline mees nagu Jürgen Ligi, kes oli rahandusminister ja on paljude ettevõtjate elu viimastel, ütleme aastatel lausa kurvaks teinud, nüüd õnneks küll ära läinud, tuleb teie komisjoni, et mis teie komisjonist siis saab ja kas tõesti Autorolla majandusmudel hakkab siis nüüd nagu Eesti Vabariigi majandusmudelit nagu siis kujundama või? Suur tänu julge vastusest, härra Vassiljev. Lühidalt, Rannar, on ju? Ma üritan lühidalt, et mis ma oskan öelda, eks ta on 11 liikmest seal ja kindlasti, nagu ma ütlesin selle kommentaaris ka, et tol hetkel ma ei teadnud, kelle asemel ta tuleb, et kindlasti võib eeldada, et kompetents komisjonis ei lange, nii et ma annab oma panuse, aga eks ta on 11 seal ikkagi, et kindlasti on jah, selles mõttes, et küsimus selles, et kindlasti on tegu endise ministriga, aga miks siis kõik uued ja vanad komisjoni liikmed peavad siis sellesse rolli kuidagi sulandama. Nii, üks lühike ja sisuline küsimus, palun. Tahab keegi midagi küsida maksutest? Ja, palun. See on nüüd sisse küll üritatud. Jah, tähendab, mina olen nüüd see, kellest on siin viimased ettekanded räägitud, ehk siis Rahandusministeeriumi analüütik Madis Aaben. Ma otseselt ei olnud seotud selle firmaautode käibemaksu seaduse väljatöötamisega, aga ma vastaks selles kontekst nii, et ma nägin, kuidas seda seal tehti, ma olin selles suhtes väga kriitiline, aga ütleme, õigustamaks neid ebakvaliteetseid seadusloojaid, ametnikke, ma võin öelda, et selle seaduse väljatöötamiseks anti ma ei tea, ütleme, poliitiliselt tuli korraldus ja umbes, ma ei tea, nädal aega oli aega selleks, et see kõik läbi analüüsida ja ära vormistada. Siis sest nädalas see 2 ja 6 ja 2 kuud ja nii ta läks. Nii et ressursipuudus ja ajalised piirangud on lisaks laiskusele ja rumalusele nagu need tegurid, mis tingivad seda ebakvaliteetset seadusloomet.
aga võib-olla 2 niisugust kommentaari veel üldist sellele debatile, et siin kõik need küsimused, mis alguses tõstatati, on väga huvitavad minu jaoks ka ja olulised, aga seesama maksukoormus, millest alguses oli juttu ja mille kohta anti niisugune raamistik Rannari slaidide näol, kus me oleme enam-vähem seal Euroopa tagaotsas, eks ole, suures plaanis. Selle kohta kehtib ja kui mõelda nüüd, et mis sellest maksukoormusest võiks edasi saada, ütleme mitte järgmise 5, vaid ütleme 15 aasta jooksul, siis selle kohta kehtib üks niisugune Wagneri seadus, et mida rikkamaks riigid saavad, seda suuremaks kipub riigi roll majanduses ehk siis maksukoormus minema. See seadus sõnastati üle-eelmise sajandi lõpul ja see on kehtinud nagu ajas, et kui riigid on nagu viimase 100 aasta jooksul saanud rikkamaks, sest nende maksukoormus on tõusnud, ma ei tea, 10-20% juurest, ütleme 4-50% juurde. Eesti on, arvestades oma suhtelist vaesust, seal enam-vähem temale väärilise koha peal praegu, seal 30% juures. Aga kui me nüüd kujutame ette, et me järgmise 10-20 aasta jooksul ikkagi konvergeerume selle vana Euroopaga, meil siin kõrval on Põhjamaad, siis ma arvan, ja see ei ole mitte nagu mingi niisugune hinnang, vaid ma arvan, et pigem ka valijad ootavad rohkem avalikke teenuseid, mis tähendab siis kõrgemat maksukoormust. Ehk siis maksukoormus ei ole midagi muud kui see, et milline on meie eelistus avalike ja erakaupade nagu tarbimiskorbi suhtes. Tänan, Madis. Ma nüüd moderaatorina tahaksin öelda nagu 2 asja, et võib-olla Eesti riigil on vaja mingit muud mudelit, sellepärast, et meil on tegelikult 529 000 inimest, kes on täna tööjõuturul. Seda on väga vähe. Võib-olla me ei saagi hakkama päris nende klassikaliste mudelitega, mille järgi tegutsevad suurriigid, võib-olla. Teiseks, mis puudutab ministeeriumit, kui tuli välja nende seadustega, mis ettevõtjaid tegelikult sügavalt solvas, oli see, kuidas seda eksponeeriti. Eksponeeriti seda nii, et õpetajad maksavad autode eest 20% rohkem kui ettevõtjad. Et kus siin õiglus on? Ehk selline retoorika, mis tegelikult meie nimetasime ka seda, kui me härra minister Ligi juures käisime, et see on tegelikult, ütlesin mina talle seda otse, et ma nimetaksin seda klassiviha õhutamiseks. Ükskõik, mida hakatakse tegema, nii suhtuda asjadesse ei tohi. Ja see retoorika oli tegelikult väga vale. Et ma väga tänan teid, kes te täna olete tulnud, ma tänan esinejaid, me läheme vaheajale ja meil on siin minimess, meil on raamatud ja Silva Tomingas palus öelda, et tuletada teile meelde, et järsku on juba õige aeg jõulukinke osta. Et mõelge selle peale oma firmale, asutusele, sõpradele, lastele, peredele, vanaemadele, vanaisadele. Aitäh kõikidele esinejatele. Ja Raivo annab kõikidele meetmeid üle.